Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. Kuulda on, näha pole midagi, aga me läheme reisile ja väljas näeb välja lumine. Vaat selline lumi on. Ja külli on selline ja segab filmimist ja üldse. Ja segan sul põõsas vist praegu. Vot siis, aga hakkame sõitma Riiga, et sõita Riiast Rooma igavesse linna ja teeme seda rõõmsasti. Nii, kas sa võtad nüüd? Ja kell on 5:01. Kyllä. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italia che non si spaventa con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, ilusa aiaga tehtud võrratu, et nagu niisugune puhkamise võimalusel õhuvanne võtta ja õhtul ilmselt niisugune hotell. Tõepoolest on hea puhata. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. On tuttav tunne bussiteisel korrusel sõita ja me hakkame siia nüüd tagasi jõudma Basilica Santa Maria Maggiore juurde. Ja üldine pilt on meil siis tänaval selline.
see, mismoodi nagu Rooma välja näeb, see on iseenesest juba piiri ülendav kogemus. Aastatuhandete siis pikkust ajalugu oma silmaga tajuda neid mastaape ja tunda seda, et minu isiklik ajalugu, külli suurem isiklik ajalugu ja meie ühine ajalugu haakub selle iidse linnaga, siis see on midagi, mis on ülendav loomuga. Kõike tegi meil, täna teeme ka. Oleme reisil Roomas ikka endiselt. Ja täna on meil juba reisi teine päev. Ja me otsustasime trikoloori teile näidata. Allan on punane triip, mina olen roheline ja selja taga võite näha valget. Sest Itaalias on kõik triibuline. Jah, kusjuures. Jah, isegi tänavad on triibulised. Ja majad on triibulised. Jah. Ja siin on kõik vahelduv ka. Tead, minu meelest nagu igal pool on palju turiste pealinnades. No absoluutselt, aga niimoodi nagu sipelgad Roomas katedraalide ja näiteks Panteoni kõrva ümber ma ei ole näinud. Kilomeetri pikkune saba. Kilomeetri pikkune saba ja siis kui sa kaugelt vaatad ja sa no Kolosseumi juures appi. Ülevalt vaatad alla, siis meri inimesi. Sipelgate kihas. Aga et jaanuaris on väga mõnus. Sellepärast, et ei ole palav. Jõuab kõndida ja igale poole saab siin kõndida nagu tegelikult nagu Londoni kesklinnas, siis Roomas on sama. Igale poole on sul enam kõige kauem vist 5 kilomeetrit kõndida. No tagasi pead ka tulema. Me oleme täna kõndinud 10 kilomeetrit. Ja me oleme sõitnud bussiringi. Me oleme tulnud 40 kilomeetri kauguselt Rooma. Me oleme käinud. No esimene jah, oli meil ju tegelikult lennujaama lähedal. Ja seal lennujaama lähedal juhtus see asi, et lennujaamast üritasime jala välja tungida. See ei õnnestunud. Ja siis me läksime lennujaama tagasi. Võtsime takso ja takso viis meid kohale. Kõndisime 6 kilomeetrit. Eile. Jah, nii et kuna me oleme otsustanud, et me kõnnime palju, siis see on ainult rõõm. Kõndimine oli väga mõnus. See oli lihtsalt nii ilus, roheline rohi ja see, et oli üle plankude ja aegtade ja läbi ilma näota pruunide ja tüüpide vaja kõndida, et see oli ainult tore. Olgu, aga täna meil oli nii, et me tulime siis siia. See on minu meelest kõige suurem raudteejaam. Keset Roomat. Hotell on siit 2 kiviviske kaugusel. Ja teine asi siis, et tänase päeva sihiks oli, et me ostsime piletid, broneerisime, et me läheme vaatama Traviatat. No teatri ette jõudes väga imposantne kinoteatri maja paistis. Loeme afiši pealt, et Traviata, Tosca ja 4 aasta aega ooperiaariad on see, mida me kuuleme. Ja see oli juba natukene huvitav sellepärast, et me mõtlesime, et me ikka läheme ka ooperit vaatama. Ja siis selgus, et läheme aariaid kuulama. Ja no me pildide järgi eeldasime, et me satume ooperiteatrisse. Foyeest ei saanud nagu arugi midagi, see oli kokteilibaar. Oli ikka väike. Foyer oli väike, ma hakkasin mõtlema, et kui foyer on nii väike ja inimesi on nii vähe, et
mis huvitav teater see mis on. huvitav teater see on, et polnud 100 inimestki ja et see ei saa olla suur teater. Ja ei olnud ka. Väike kammersaal. See oli väiksem kui Vastemõisa kultuurimaja. Ja väga õdusalt sisustatud, tehniliselt väga vägev. Pehmed punased toolid. Väga mõnus. Ja siis saalis võis veini juua. Viskid ka, kes tahtis. Ja sellest meid ei hoiatatud. No olgu, ei ole kahju. Meil oleks võinud olla küll klaasikesega seal saalis, et oleks lõbusam olnud. Sest nalja sai palju. Alguses tegi kurvaks. Sest tuli 4 viiuldajat. Üks oli cello. Kestri asemel. Kvartett ja siis meeslaulja ja naislaulja. Meeslaulja oli väga vana. Naislaulja tundus alles nooruke. Ja nad laulsid siis armastajate aariaid nimetatud ooperitest ja see oli naine groteskne. Mõlemad üritasid laulda Toskast kõige tuntumaid aariaid. Ja Verdist lauldi siis lõpuks tagasiplaksutamise tänuna siis joogilaulu. Aga vahepeale tulid siis meil sellised toredad operetiviisid. No mida siis ühesõnaga Allan ütles, et oli tore ja kahju oli inimesest, et ooperilaulja on vanaks saanud ja ei võta enam nooti välja ja vahepeal paneb mööda ka. Ja küll ütles, et kole. Mina ütlesin tore ja küll ütles kole. Ja minule tuli meelde kohe, kuidas vanas Roomas teatrietendusi vaadati. Olid kaasas mädamunad, olid munad, olid tomatid. Ja esimese aaria peale oleksin mina eriti selle tenorist mehe, oleksin täitsa mõnuga võtnud need munad ja visanud, sest piletihind oli kallis. Meelitatud oli meid Traviatat vaatama. Ja saime me tegelikult siis nalja. Tore oli, minule meeldis. Lõpupoole läks parem. No tegelikult lõpupoole ta oli tore. Ja mingis mõttes nagu see seltskas. Viiuldajad olid ausad. Olid, tähendab ikkagi nagu. Aga see oligi ka, tegelikult ikkagi see bussiring ja õhtune jalutuskäik linnas. Ja õhtuti tasub linnas jalutada, sest ilusad hooned on valgustatud. Võimas on, väga võimas on. Ja kuna on laupäeva õhtu, siis on ikkagi väga uhke, et tänavad on ka puhkavad kohalikku rahvast täis, mitte ainult ei ole siis turistid. Ja tagasitulek nüüd ju, mis see kell meil oli 9 paiku? 9 ja 10 vahel. On juba tänavad suht tühjad ja valgustatud ja mõned poed on veel lahti ja mõned söögikohad, et väga mõnus jalutuskäik oli tagasi. No mis mulle väga meeldib on see, et on leebe, soe ilm. Inimesed on tänaval väga viisakad. Kõnnivad millegi pärast vasakul pool. No inimesi on lihtsalt palju, hunnikute kaupa, palju inimesi, nagu sa oled selle voo sees, haaravad su kaasa. Mingi hetk ju oli vaata, kus sa oled lihtsalt nii, et uskumata. Aga mis on hästi, Rooma on ikka tõeline kontrastide linn. Minu meelest teised pealinnad polegi sellised olnud. No võib-olla ehk Pariis, kus on nagu kerjused või inimesed, kes elavad tänaval madratsite vahel, neid me oleme palju päris näinud. Ja siis on nagu seda teist äärmust. Ja siis. Aga autod on ikka toredad. Need on ikka imelised mudelid, mis siin on tee ääres igal pool.
ja autod on vahvad jah. elektriautod muidugi, kõik erinevad. Väga mitmekesine autode valik. Rolleri variandid erinevad, siis ikka need rikšad jalgrattaga. Aga need ka on väga omapärase väljanägemisega. Paras galerii sai neid, ma pildistasin kohe. Aga ma mõtlengi, et oleme tänase päeva niiviisi teinud, et me oleme väsinud. Ja nüüd me läheme tuttu. No aga täna ikka midagi väga rõõmsat. Jaa, me bussiga käisime sõitmas ja mida Allan pildistas ja filmis. Ta leidis suure sealt, kus on hipodroom, ühesõnaga oli vana hipodroom või hobuste võidu, kaarikute võiduajamise staadion, ühesõnaga. Buss seisis seal ja tänavalaterna peal oli üliõnnelik Rooma vares. Ja, põline roomlane. Kes oli ära pätsanud korraliku kotitäie toitu. Ta oli ikka päris suur hamburger. Nii et ta tõmbas vahepeal nokaga juustu ja seda saab näidata. Ja kõrval puu otsas olid need rohelised papagoid ja need vahtisid. Kadeda meelega. Ja saagutasid varese kallal. Vares ei teinud välja, kes sõi. Vares sõi lahedalt. Selline Rooma. Nii me siis tänasel ilusa ülevaate päevast lõpetamegi.